Tere, armsad kuulajad, vaatajad, armas kogudus, õnnistatud oktoobrikuu esimest pühapäeva. Täna ma alustan nii, nagu ei kunagi varem. Vähemalt ma arvan niimoodi, et ma pole kunagi teenistust luuletusega alustanud. Ja kui ka olen, siis kindlasti ei ole ma saksakeelse luuletusega alustanud, aga seda ma tahan täna teha. Nii et kõik need, kes saksa keelt mõistavad, nendel on väike selline eelismoment. Teised saavad lihtsalt saksa keele kaunist kõla kuulda. See luuletus kõlab nii. Lass dich nur nichts nicht dauern, mit trauern sei stille. Wie Gottes fügt, so sei vergnügt mein Wille. Was willst du heute sorgen auf morgen? Der eine steht allem für. Der gibt auch dir das Deine. Sei nur in allem Handel, ohne Wandel, steh feste. Was Gott beschläst, das ist und heißt das Beste. Ma ei lugenud seda mitte sellepärast, et oma puudulikku saksa keele lugemise oskust demonstreerida, vaid need read on kirja pannud saksa barokkajastu luuletaja Paul Fleming. Ja lihtsalt Paul Flemingil on täna sünniaastapäev. Ja seega tahtsin tuua mõned read temalt esile, aga ma usun, et see on ka oluline mõte, sest aastasadu juba barokkajastust ja enne sedagi on inimesed otsinud seda rahu, mis seostub sellega, et me ei saa kõike selles elus kontrollida ja vahel tuleb see rahu selle läbi, et me lepime Jumala tahtega. Me lepime sellega, et see kuidagi moodi, millest me aru ei saa, sobitub Jumala plaanidesse ja ühe sõnaga öeldud või kahe sõnaga öeldud on see tegelikult Jumala usaldamine. Tänasel teenistusel jagab algussõna Toronto Christchurchi pastor Kyle Hackman. Muusikaga teenib TBK ansambel ja tänases jutluses tahan ma rääkida teemal, mis puudutab ärkvelolekut ja magamist või uinunud olekut, et me oma vaimulikus elus, me oleme teekonnal ja me aeg-ajalt kipume uinuma, aeg-ajalt me ärkame. Et mis on see meie isiklik ärkamise lugu ja mis on see, mis iseloomustab ühte uinunud kogudust või uinunud kristlast ja mida teha siis, et sellest olukorrast ka ärgata, sellest tänases jutluses ärka üles. Ja mis muud, kui soovin õnnistatud teenistusest osa saamist ja rõõman, et sa oled täna koos meiega. Me alustame Jeesuse nimel. Where could I go?
Hello, sisters and brothers of the Estonian Baptist Church of Toronto. If I haven't had a chance to meet you yet, my name is Kyle Hackman. I'm the senior pastor of Christ Church Toronto. I imagine today is something of a bittersweet day for your church community. I imagine it's somewhat bitter, remembering that 1 year ago, your church made the difficult decision that it was in the best interest of the future of your church to pass on the legacy of 883 Broadview to our congregation. I'm sure there's a mix of emotion and sadness, as I've heard so many stories about people being baptized at this building, people's lives being changed at this building, and people who just grew up wandering around this church building waiting for their parents to finish their coffee. I hope the day is also slightly sweet when you hear that this church building has been a tremendous blessing to our church, Christ Church Toronto. I am still blown away by the ways in which God's Spirit brings people who have little to no connection to any church through the doors of this church, and they hear the good news of Jesus Christ proclaimed, as it has been for years under this roof. And many are wrestling through what it means to make a decision to commit their life to Christ. I also hope it's a sweet day when you hear that the church building is filled with young children going to Sunday school classes and even participating in a summer camp this summer that was here. I hope after 1 year, your church has wrestled through what it means to be a body of Christ, to be a people who assemble together to worship the resurrected Lord Jesus Christ, even without owning a building. And I hope that new phase, a new chapter of your life has given you a continued passion to see the gospel shared, especially to Estonian speakers. On behalf of Christ Church Toronto, I want you to know that we are praying that the Lord would continue to bless you in your efforts, and we also are praying for your homeland of Estonia as new trials seem to be on the horizon. You're always welcome to come and be a part of our community, come and worship and celebrate Christ with us. And it's our hope that our relationship can continue to grow closer together as we both serve our common Lord Jesus Christ. May God bless you this Sunday. Mu süda ärka üles ja kiida loojad lauldes, kes kõik ja meile annab ja muret ikka kannab. Su sõna tõeks on läinud, ma olen päeva näinud, ei häda saanud ligi. Mind varja sinu vägi. Mu Jumal, nii kui öösel mind hoidis sinu käsi, nii päeval ka mind kannab. Mul inglid varjuks annab. Su heldus jäägu mulle, mu süda templiks sulle. Su sõna mind siin toitku. Tee taeva poole näitku. Tänases jutluses tahan ma rääkida ärkamisest, aga mitte nii palju sellisest suurtes masside liikumisest või ärkamisest.
kus siis ma ei tea, 10 või 100 või 1000 inimesed mingisuguses piirkonnas tulevad usule või saavad vaimulikult äratatud, vaid tahan pigem rääkida personaalsest või koguduslikust ärkamisest, millest meil on vaja ärgata, kuidas iseloomustada ühte uinunud kogudust või kristlast ja kuidas siis sellisest olukorrast jõuda selleni, mida me võiks nimetada ärkamiseks. Ma alustan Pauluse kirjutatuga Efeslastele 5. peatükis 8.14. salmini kirjutab Paulus nii. Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Uurige, mis on issandale meelepärane ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage need. Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks. Sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud, ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Umbes 500 aastat enne Kristust oli Lüüdia kuningriigi pealinnaks Sardese linn. Ja seda kuningriiki valitses mees nimega Kroisus, kuningas Kroisus. Ja sellele kuningriigile tegid lõpu pärslased oma pealetungi käigus, vallutasid nad riigi pealinna ja vangistasid ka Lüüdia viimase kuninga Kroisuse. Kroisus oli äärmiselt rikas mees ja tõenäoliselt on ka eesti keelde tulnud selline sõna kui kröösus just selle kuninga järgi, et sa oled rikas kui kröösus, Kroisus. Ta lasi kord Kreeka oraaklitel ennustada endale, mida ta teeb 100 päeva pärast ja üks Delfi oraakel ennustas talle, et ta keedab mingis pronkspajas koos lammast ja kilpkonna. Ja nii see juhtuski ja sellega võitis see Delfi oraakel oma või usalduse kuninga silmis ja nii ta lasi ennustada, mida ta peaks tulevikus tegema, kas ta peaks näiteks pärslastega astuma lahingusse ja sõtta. Ja see Delfi oraakel ennustas talle, et kui ta astub sõtta pärslastega, siis üks suur impeerium langeb. Ja loomulikult võttis Kroisus seda sellisena, et tal on nii-öelda kõrgemate jõudude poolt õnnistus saadud selleks, et Pärsia impeerium langetada või vallutada. Juhtus aga nii, et ta sai pärslaste käest kõvasti lüüa ja pärslased tulid hoopiski vallutama Lüüdiat ja ta põgenes enda kindlusesse seal Sardese linnus, mis oli vallutamatu kindlus, millele puudus ligipääs väljapoolt ja see ajalugu näitab, et need vallutamatud kindlused osutuvad siiski lõpuks vallutatuks ja nii juhtus ka selle Sardese kindlusega. Sellel ajal, kui Kroisos rahulikult oma ööund magas, sellel ajal jäi tukkuma ka üks valvuritest, kes oli siis selle kindluse üleval müüri peal, jälgis ümbruskonda ja ta nägi, kuidas see Süüria või Pärsia väed on siis seal kindluse all, aga sisse nad ei pääsenud ja vaatas ja jäi tukkuma. Ja kui ta tukkus seal, siis ta kiiver kukkus üle müüri väljapoole seda kindlust. Ja ta otsustas seda kiivrit tooma minna, et pahandust ei tuleks, et teada ei saadaks, et ta magama jäi ja ta kasutas ühte salateed, kuidas saada siis müüri välisseina mööda välja ja ka tagasi kindlusesse ja seda märkasid muidugi pärslased ja kui see sõdur oli sisenenud tagasi sinna kindlusesse, siis üks pärslastest läks seda sama rada pidi talle järgi, tegi seestpoolt värava lahti
ja üsna pea olid Pärsia väed Kroisuse magamistoas. Ajalugu räägib sellest, et selle Sardese kindlusega on umbes sarnane lugu ka hilisemast ajast pärit. Aga sellele Sardese linnale, mida siis Kroisos pidas vallutamatuks, nüüd küll juba siis Rooma impeeriumi koosseisus sellele linnale jätab ühe sõnumi issanda ingel ja see on kirja pandud Ilmutuse raamatusse, kus on kirjas siis 7 kirja 7 kogudusele. Ilmutuse 3, 1-3 ütleb nii: ja Sardese koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb see, kellel on 7 Jumala vaimu ja 7 tähte. Ma tean su tegusid, et sul on nimi ja et sa elad, ometi oled sa surnud. Ole valvas ja hoia, mis sul on veel jäänud. Seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud ning hoia seda tallel ja paranda meelt. Kui sa nüüd ei valva, või inglisekeelne tõlge ütleb seal, et kui sa ei ärka üles, kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mis tunnil ma tulen su peale. Just nii nagu kuningas Kroisos pool milleeniumi enne Kristust või enne Sardese koguduse sündiga, nii ka Sardese varakristlik kogudus oli jäänud Jumala hinnangul tukkuma. Vaevalt, et nad ise sellest aru said, sest nad arvasid, et nad on väga tublid ja väga toimekad ja väga väärtuslikud. Aga Jumala hinnang oli see, et nad olid tukkuma jäänud või lausa surnud. Aga oli veel lootust. Nad olid toetunud oma tegudele, oma mineviku saavutustele, oma mingisugusele nimele, mis nad olid saavutanud ja ajaloole. Aga Jumal ütleb, et sellel pole mingisugust väärtust. Hoia nüüd seda, mis on veel ja pöördu. Leia üles see ärkvel olemine. Ärka üles. Kalduvus uinuda, kaotada tähelepanu, kaotada fookus, kaotada reaalsustaju on teatud mõttes väga inimlik või loomulik kalduvus selles maailmas. Võiks öelda, et see maailm on väga tugevasti kreeni või viltu vaimuliku hägususe või unisuse või magamise või lausa surnud olemise poole. Kogu siinne ilmalik ühiskond on kandmas ennast seda vaimulikku unisust või lausa teadvusetust. Ja ärkvel püsimine ja taas ärkamine on üks teadlik ja aktiivne tegevus. See nõuab teatud samme inimese poolt selleks, et saada vaimulikult äratatud või saada taas vaimulikult äratatud. Ja kui me räägime Sardese kogudusest, siis tegu on kogudusega, kelle vanus on 10 aastates, mitte 100 aastates, sellel hetkel, kui nad selle kirjaga ka said. Ja selle aja jooksul olid nad kaotanud midagi nii olulist, et Jeesus pidi saatma neile kirja. Ja küllaltki karmi kirja. Aga loomulikult tegi ta seda mitte selleks, et purustada ja hävitada, vaid selleks, et armastuses anda märku. Et nad võiksid ärgata sellest surmaunest, millesse nad olid langenud. Oli see siis mingit laadi eneseimetlus või mugavus, millesse nad langenud olid, aga see vajas ühte muutust. Oli vaja peatuda, kuhugi tagasi minna, pöörduda ja hakata teistmoodi elama. Ja siis on see, nii nagu Paulus kirjutas ju efeslastele, et ärgake ja siis särab teile Kristuse valgus. Et meil on, loomulikult on Jumal kogu aeg meiega tööd tegemas, meie juures ei juhtuks vaimulikult mitte midagi, kui Jumala püha vaim ei teeks tööd. Aga ikkagi on mingisugused asjad, et me peame mingi akna lahti tegema või ukse lahti tegema või minema kuhugi, kus on valgus ja siis saab Jumal midagi ka teha. Vana Jumala mees Charles Haddon Spurs on oma jutluses Wake Up toonud välja 7 punkti, mis iseloomustavad uinunud või magama jäänud kogudust. Ja nii nagu
ühegi inimese füüsiline äratamine ei pruugi olla selle äratatava jaoks väga meeldiv, et kui sul on hea uni või kui sa oled ka jäämas magama ja keegi tuleb ja raputab või ehmatab siis see ei ole väga meeldiv. Ka vaimulikust unest äratamisega on samamoodi, et ega meil ei meeldi. Sellega on seotud teatud mugavus, teatud status quo või mul on siin hea olla. See jutlused, mis ärgitavad üles ärkama unest, ei pruugi ka olla just kõige mugavamad. Uinumine iseenesest on ju päris selline meeldiv seisund. Ma usun, et seda on juhtunud, et kuulate Timo jutlust ja nii mõnus uni tahab peale tulla. Ja see on iseenesest see meeldiv, aga kui sa ei tohi magama jääda, siis sa teed silmad hästi suureks ja teed igasugused vigureid selleks, et sa ei jääks magama. Et muidugi, et pastor tähele ei paneks, et sa unine oled või hakkad magama jääma. See on päris piinarikas, et kui sa on see uinumise staadium ja sa püüad mitte uinuda. See uinumise protsess, olgu see vaimulikult või füüsiliselt, see võib olla päris meeldiv. See ei pruugi käia läbi valu ja raskuste. Ja seda ohtlikum ta on ja sellepärast me peame ka kristlastena aeg-ajalt ennast kuidagi eksamineerima või testima, et kui meil ikka väga mõnusaks ja heaks läheb, et ega me ei ole selles surmaunes, millest ka Paulus hoiatab ja millest ka Sardese kogudusele kirjutatakse. Nii et väike hoiatus siia juurde, et see jutlus võib häirida neid, kes on otsustunud, et tahavad magada ja nad ei taha üles ärgata. Mainisin Spurgeoni 7 punkti. Ma toon tänases jutluses veidi vähendatud kujul, need 7 punkti, ma toon 5 punkti, ma olen osad punktid omavahel kokku pannud. Ma ei hakka Spurgeoni jutlust ümber jutlustama, vaid ma võtan need punktid lihtsalt ja lisan omalt poolt sinna mõned mõtted, mida Jumal mulle südamesse pannud on. Esimene punkt, mida Spurgeon esile toob, on see, et kui me oleme vaimulikult unised, siis me oleme unised teiste suhtes. Vaimulik unisus muudab meid ükskõikseks teiste kannatuste, teiste vajaduste, teiste kaotuste suhtes. No see on tegelikult ka niimoodi, kui meil on elus väga valus, kui meil on väga sügav kriis, siis ka me tegeleme nii palju iseendaga, et meil ei jaksagi olegi ressurssi teistega tegelemiseks. Ja unisusega on sama asi, me muutume küllaltki enesekeskseks. Mina ei tea, võib-olla ma liialdan, aga minu meelest üks hirmsamaid asju, mis võib kristlase ja ka kogudusega juhtuda, on see, et kui me oleme kamp või hulk kristlasi koos, kelle ainuke mõte on selles, et minul oleks hea. See mõnes mõttes on tore. Klubi, tuleme kokku, rajame klubi, et meil oleks tore. Aga see ongi see erinevus koguduse puhul, et koguduse puhul Jeesus ei ole sellist kogudust loonud. See ei saa iial olla meie mingisugune peamine eesmärk, mis teisi eesmärke kõrvale tõrjub, et mul oleks hea, et mulle meeldiks. Ma saan aru, meid keegi ei ole kutsutud kogudusse, et olla koguduses, kus meile ei meeldiks. Ja loomulikult see käib selle asja juurde ja see on koguduse väärtus, et me olemegi koos vennad ja õed ja meil ongi hea, meil ongi tore koos olla, aga see ei saa kunagi eesmärk olla. Ja seda võib näha siit ja sealt, et kui koguduse eesmärgiks muutub see, et mul hea oleks, mul tore oleks, et mina õnnistatud saaks, siis selle kogudusest seda elu jääb järjest vähemaks ja vähemaks. Me soovime, et meid siit sügataks ja sealt sügataks ja keegi masseeriks mind siin, et mul oleks hea. Peapiiskop William Temple on öelnud, et kirik on ainus organisatsioon, mis eksisteerib nende pärast, kes ei kuulu sellesse organisatsiooni või et kellegi teise pärast. Ma ei oska öelda faktiliselt, tõenäoliselt on mingid heategevusorganisatsioone, mille kohta võiks ju sama öelda, et nad ei tulevad kokku, nad loovad mingi organisatsiooni, kas või ma ei tea, Ukraina abistamise organisatsioon, siis nad ei ole seda enda pärast, või nad on ikka nende pärast,
kes on väljaspool, aga see mõte selles on väga-väga oluline, et koguduse peamine fookus ei ole kogudus ehk kristlased, juba päästetud kristlased, vaid need, kes on väljas. Ja selle illustreerimiseks on piiblis 99 lamba lugu või 100 lamba lugu, ühe kadunud lamba lugu, kui see karjane läks ja otsis selle ühe ülesse. Ta ei jätnud neid 99 huntide hooleks, see oli kõik, nemadki olid kaitstud ja varjatud, aga tema tähelepanu ei olnud see, et mul on 99 siin, et vahet pole, kui see üks sõnakuulmatu läks, et las ta siis saab oma vitsad kätte ja surgu seal, vaid ta läheb otsima. Ja Jumal teeb seda, ta läheb otsima ja ta igatseb, et kogudus otsiks neid kaduneid, mitte ei keskenduks leitute heaolule nii palju. Teine, mida Spurgeon esile toob, on mugavus ja tegelike tegude puudumine. Mugavus ja tegelike tegude puudumine. Me paneme hommikuti äratuskella kinni. Mina seda teen, mul ei ole äratuskellagi, mul pole lihtsalt vaja seda. Aga ma tean inimesi, kelle see hommikune ärkamine on väga keeruline ja me paneme äratuskella kinni, et võita võib-olla 5 minutit, võib-olla 10 minutit, võib-olla 15 minutit ja me teame, et mida rohkem me kella kinni paneme, seda rohkem probleeme see tekitab, seda suuremaks läheb võimalus hiljaks jääda, seda kiiremaks lähevad minu hommikused tegemised ja see ei ole sugugi meeldiv. Et me teeme asju ja hindame hetke mugavusest ja me ei mõtle pikemale perspektiivile. See on mulle praegu, just nüüd, hea ja mugav ja ma teen seda. See jutlus või see sõna on mulle praegu ebamugav ja ma eiran seda, ma lükkan selle tagasi, see ei meeldi mulle, ma väldin seda. Unine süda suhtub arusaadavalt, aga niisuguse negatiivse reaktsiooniga sõnumitesse või sündmustesse, mis meie rahulikku uinumist segavad. Üleskutse oma elu läbi katsuda ja lasta pühal vaimul seda hinnata või veel hullem korrigeerida. Ega see ei ole väga mugav. Jumala läkitus midagi tegema, mingit vastutust võtma, midagi oma elus muutma, see ei ole mugav. See on viimane asi, mida me tahame kuulda, kui me oleme siis uinumise protsessis. Paulus kirjutab, et liha mässab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Nad ei saa kuidagi kokkuleppele, et läbirääkimisi nad omavahel väga ei pea. Juhtub nii, et kõige suuremad pühavaimu töö kriitikud ei ole mitte kristlased, vaid üsna sageli unised ja lihalikud kristlased. Sest lihalik mässab vaimuliku vastu. Rääkides tegudest, siis ühelt poolt tuleb muidugi arvestada seda, et on neid noori ja innukaid kogudusi, kes korraldavad aga evangeelseid kampaaniaid ja vestlusõhtuid ja alfakursusi ja neid, ma ei tea, väljasirutumisi ja tänavale minekuid ja igasugused erinevad ja see ongi normaalne, see ongi tore. Ja samas on traditsioonilisemad kogudusi, kus on vanemaid inimesi või pikem lugu, nemad on veidi rahulikumad, teevad ka mingisuguseid asju, aga mitte nii jõuliselt ja innukalt ka võib-olla mitte. Võib-olla on see natukene ka sellise sprindi ja maratoni teema, aga kui me oleme vaimulikult unised, siis ega me just väga vaimustatud millegi tegemisest ei ole. Tahaks lihtsalt nagu olla rahulikult. Me ei näe võimalusi jõuda inimesteni ja kui me isegi näeme, siis me arvame, et see ei pea kindlasti olema mina või meie, kes me peaksime seda kuidagi ellu viima. Meil on miljon põhjust, et mitte tulla, mitte minna, mitte teha, mitte ette võtta. Keegi on ütelnud, et teha on võimalik väga palju ilma armastuseta. Ehk me teemegi väga palju, aga selles ei ole armastust. Aga armastada ei ole kunagi võimalik ilma tegudeta. Ehk me võime teha palju ilma armastuseta, aga me ei saa kunagi armastada ilma tegudeta.
ja seega on ikkagi oluline küsimus seista või seisatuda Jumala ees ja vaadata enda elu ja mõtelda, et mis on see, mida ma teen Jumala riigi jaoks. Mis on see, kas minu terve elu on tegelikult keskendunud sellele, kuidas minul hea oleks, kuidas minul mugav oleks, kuidas minul tore oleks, kuidas mina rikkamaks saaks, kuidas mina õnnistatumaks saaks. Või on minu elus ikkagi midagi ka, kus ma olen pühendumas Jumalale midagi, kus ma olen ka mõtteviisis mõtlemas selliselt, et mida ma saan Jumal sulle anda. Kuidas ma saan olla kasulik sinu riigis? Kuidas ma saan olla õnnistuseks? Sest armastada armsad ilma tegudeta ei ole võimalik. Need teod võivad olla tohutult erinevad. Ja need mastaabid, mida tehakse, võivad olla väga erinevad. Aga armastada ilma tegudeta ei saa. Seda ütleb iga naine, kes kuuleb seda ja kes on abielus. Et ühelegi naisele ei piisa, sest ma ei tea, miks ma eeskätt tegelikult meestega on täpselt samamoodi, ega naised võib-olla väljendavad seda rohkem. Ei piisa sellest, et kui me kord 10 aasta jooksul lihtsalt ütleme aeg-ajalt, et ma armastan sind, et tulevad ikka need kohad, kus ma tahaks näha seda. Ma tahaks aina rohkem näha seda, kuidas sa armastad. Nii et uinuv kogudus ja kristlane ei ole motiveeritud oma armastust väljendama koguduse ja Jumala vastu. Uinuv kogudus ei kasuta ära võimalusi. Nad ei tegutse evangeeliumi töös ega õnnistama kogukonda oma usuga. 3. punkt, mis iseloomustab unist kristlust, on vähene valvsus vaenlase suhtes. No kui me oleme unised, siis me oleme igatpidi vähe valvsad, seega me ei saa eriti üldse reaalsusest aru või aimu, kui me väga unised oleme. Kui rääkida siis vaimumaailmast ja vaimulikust sõjapidamisest ja saatanast ja teemonitest, siis võib-olla mingi osa kristlasi on kuidagi ära hirmutatud või ära väsinud ka sellest teemast, seepärast, et oli aeg, kui vaimuliku sõjapidamise teema oli väga populaarne, sest väga palju räägiti, väga palju õpetati ja nii oli igal pool, iga kännu taga oli saatan ja teemonid ja ükskõik mis probleem kuskil oli midagi valesti töös, süüdi saatan või teemonikud rünnakud. Juhtub sageli see, et kui mingisugune teema kuskil minnakse üle võlli, siis pendel lööb teisele poole ja teine võimalus on see, et meil on kogudus, kus vaimuliku reaalsusega nagu üldse väga ei arvestata ja ka sellega, et hingevaenlasel on meelevald, ei arvestata sellega, et on olemas ka teemonid, sellega ei arvestata, et see on nagu teine äärmus. Sest kui me vaatame nüüd piiblisse, siis me näeme, et seal räägitakse sellest teemast ja on praktilisi kogemusi nii teemonite väljaajamisega kui saatana rünnakutega ja kõige sellisega. Kui me nüüd magame ja oleme väga unised, siis ilmselgelt me ei mõista vaimulikust maailmast väga palju ja me ei saa ka aru tegelikult, kui hingevaenlane väga segamatult toimetab meie elus. Et kui me magame, siis tuleb murdvaras ja võib meie maja tühjaks vedada kõigest, mis seal on. Nii et igasugune vaimulik äratus teeb meid tundlikuks vaimumaailma suhtes. Ja vastupidiselt toimub see siis uinumisega, et mida rohkem me uinume, mida unisemad me oleme, mida rohkem me magame vaimulikult, seda vähem me tunnetame vaimumaailma ja seda, kuidas vaimulikult orienteeruda. 4. punkt. Unisus toob kaasa teadmatuse meie identiteedis. Seoses reisimisega 2 kontinendi vahel, siis on mul juhtunud paar korda seda, et kui ma siis olen näiteks olnud 2,5 nädalat Torontos ja tagasi koju läinud, siis esimesel ööl ärkan üles, tundub, et tuleb tualetti minna. Tõusen üles ja hakkan liikuma ja korraga põrkun vastu ahju. Ja mõtlen, see ei saa olla ju, siin peaks ukse auk olema, et ma peaks siit minema. Ja siis võtab aega, kuni ma jõuan teadvusele nii palju, et ma saan aru, et ma ei ole enam Torontos, vaid ma olen nüüd oma kodus Kärdlas. Nii et
unisena me kaotame mitmesuguseid tajusid, aga me võime ära kaotada ka arusaamise sellest, kes me oleme vaimulikult, kui me oleme vaimulikult unised. Ja see on tohutult oluline. Kui siin oli juttu sellest vaenlasest ja hingevaenlasest, siis see on tema üks lemmiktegevus ja ta püüab ära lahjendada või siis ka hägustada või hoopis ära kaotada selle meie identiteedi, et kes me oleme, et me ei saaks aru, kes me oleme. Sest kui me saame aru, kes me oleme, siis me mõtleme selle kohaselt, me räägime selle kohaselt ja me käitume selle kohaselt. Kui me mõistame seda, et me oleme kuninga lapsed, kui me tegelikult ilmutuslikult saame aru, et me oleme Jeesuse Kristuse veres puhtaks pestud, päästetud, meile on antud vaimulik sõjavarustus, meile on antud pühavõimu vägi. Kui me seda identiteeti mõistame, siis see on loomulikult vaenlasele hirmuäratav ja ohtlik ja seega teeb ta kõik selleks, et me oleksime teadmatuses seoses oma identiteediga. Ja see unisus toob seda, et me ei mõista, kes me oleme. Me ei saa aru. 5. punkt ja see on viimane. Kui me oleme unised vaimulikult suuresti teadmatuses, siis juhtub see, et me tõmbume oma mulli või oma maailma. Sisemine pühitsus ja väline aktiivsus või väljapoole sirutumine on 2 pingevälja, mis sageli kogudustes on ja vahel süüdistatakse kogudusjuhte, et te tegelete ainult koguduse pühitsuse eluga, muudkui pühitsete ja kasvame ja areneme ja kuhugi ei sirutu, vaid tegelemegi kui iseendaga, kunagi ei saa piisavalt valmis selleks, et astuda seda järgmist sammu, selleks, et minna välja. Ja on siis teised kogudused, kus aeg-ajalt koguduse liikmed tunnevad puudujääki, et keegi ei hoolitse meie eest. Keegi ei tegele meiega seepärast, et kogu koguduse nagu aur läheb selle väljasirutumise peale, evangeeliumi kuulutamise peale, uute inimeste peale, et neid otsida, et nendega tegeleda. Ja jällegi loomulikult see terve lahendus ja terve toimimine on see kuskil kesktee. Mõni kogudus on rohkem kutsutud üheks, mõni kogudus on rohkem kutsutud teiseks. Need asjad on ka koguduseti erinevad, aga need mõlemad peavad meie kogudustes olema. Nüüd unisele kogudusele on iseloomulikum tõmbuda iseendasse. Sest see on rahulikum, turvalisem, mugavam, kui kusagil, ma ei tea, traktaate jagada või korraldada vestlusõhtuid skeptikutega või ma ei tea, armastustegusid teha või üldse, kui tulevad kogudusse väga palju meist erinevad inimesed, kellel on teistsugune kultuur ja käituvad ja riietuvad teistmoodi ja on võib-olla lärmakamad ja erinevad asjad, mille poolest värskelt kogudusse tulnud inimesed võivad meist erineda ja mõjutada koguduse kultuuri. Ja kui see koguduse kultuur on meie jaoks hirmus oluline, siis see häirib. Pigem tõmbame rahulikult nagu uksed kinni ja oleme selles oma mullis, seepärast, et me mõistame üksteist hästi. Me saame rääkida rahulikult asjadest ja me teame, et me saame umbes ühtemoodi asjadest aru ja kuidagi hea on olla. Aga lihtsalt see ei ole see, milleks Jumal meid kutsunud on. Kui me hakkame rääkima mittekristlastega, siis iial ei tea, mida nad arvavad, mõni ajab meid närvi oma seisukohtadega, et kuidas ta üldse niimoodi mõtelda saab. Et parem oleme rahulikult, räägime oma kristlastega oma kristlikku asja. Ma tuletan meelde seda tsitaati peapiiskop Templilt, et kogudus on ainuke organisatsioon, mis eksisteerib nende heaks ja jaoks, kes ei ole selles organisatsioonis. Ja see paneb kuidagi jälle selle kuidagi eesmärgid või asjad paika, et mille jaoks me oleme. Muidugi väikese ääremärkusena peab mainima, et loomulikult on kogudusel vastutus nii kogenud eakate koguduse liikmete eest, et me ei saa ainult väljapoole tormata, seepärast, et kui Jeesus ütles Peetrusele, et kas sa armastad mind ja Peetrus ütles, jah, ma armastan, siis hoia mu lambaid, hoia neid, kes on minu omad, et koguduse roll ei ole ainult loomulikult uute
lammaste kokkutoomine, vaid ka nende hoidmine, kes täna on. Nüüd, kui sa neid punkte oled täna kuulanud, siis ma ei tea, kuhu sa enda sees jõudnud oled ja kas üldse kuhugi. Kas su rind on uhkusest ja rahulolust nagu paisunud, leides, et küll on hea, et see jutlus ei ole minust. Küll on hea, et need punktid ei puuduta kuidagi mind, et see on ju hoopis jutt teisest kogudusest või minu vennast või õest, aga mitte minust. Võib-olla on see jutlus häirinud sind ühel või teisel moel, tekitanud kuidagi ebamugavust. Võib-olla üks nendest punktidest, võib-olla kõik, võib-olla mõni, midagi on kriipinud, et kas tõesti olen mina see, kellele Jeesus ütleb armastusega, aga ütleb, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Ja ma ei ütle seda niisama, et armastuses, ta teebki seda ainult armastuses. Kuigi kiri Sardese kogudusele kostab veidi hirmutavalt ja süüdistavalt, siis Jumal läkitab selle kirja armastuses. Just nii nagu ema, kui ta on oma poega 5. korda püüdnud hommikul äratada ja midagi ei mõju. Ja siis ta tuleb võib-olla veetassiga või ämbriga ja viskab külma vett näkku. Sa oled 10 minutit juba praegu kooli hiljaks jäämas. Sul on ainult üks variant. Tõuse püsti, pane riided selga, astu koduuksest välja. Ainult üks võimalus, kuidas sa jõuad kooli. Sa jõuad hiljem, aga praegu on sul see valik, kui sa tahad üldse kooli jõuda, siis sa pead neid asju tegema. Ta ei tee seda vihast, ta ei tee seda kättemaksust, ta teeb seda armastusest, sest ta teab, mis ta pojale on vajalik ja hea. Kui Jeesus ütleb, kui sa nüüd ei valva või nagu inglisekeelses tõlkes on, et kui sa ei ärka üles, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa aru, mis tunnil ma tulen su peale, siis see on just seesama. Kui sa tead, milles sa eksid, kui sa tead, milles sa võib-olla oma elus süsteemselt märklauast mööda lased, milles sa mässad Jumala vastu, kus sa teadlikult võitled Jumala kutse vastu, siis Jeesuse sõnum ei ole see, et pole hullu. Et ma armastan sind, et küll läheb paremaks kõik ise ja jätka samamoodi. Jeesus ei tee seda. Vaid ta ütleb, et kui sa selliselt jätkad ja midagi ei muuda oma elus, siis sa sured vaimulikult. Ja Jeesus ütleb, et kui sa mind vähegi kuulad, siis peata see protsess. See on sinu käes. Peata see protsess. Lase minu vaimul sind äratada. Tule valguse kätte. Sellepärast, et Jeesus ei tulnud mitte selleks, et tuua unisust ja surma, vaid ta tuli selleks, et tuua elu ja tuua seda ülirohkesti. Seega, armsad, võtame vastu selle korrigeeringu, kui sa seda vajad. Ja võtame vastu ka ühtlase selle julgustuse. Et kus iganes sa oled, kui see sõna sind puudutab, kui Jeesuse kutse ärka üles sinu vaimu kõrvadesse kuidagi jõuab, siis on koht otsustada, et ma tahan ärgata. Ma tahan ärgata. Ma tahan olla teadlik, mitte teadvusetu. Ma tahan olla elus, mitte surnud. Ma tahan elada välja tegutsevat armastust. Ma ei taha suitseda, ma tahan põleda ereda leegiga. Ma tahan elada Jumalale ja tema riigile. Ma tahan otsida mitte lihtsalt enda õnnistust oma mugavaks eluks, vaid ma tahan otsida, kuidas olla õnnistus teistele. Aita mind, Jumal. Tule ja ärata mind oma vaimuga. Aita mul astuda esimene samm meeleparanduses ja pöördumises sinu poole ja sinu elu poole. Palume seda Jeesuse nimel. Amen. There's a dawn arising on a brand new day. There's a strong wind stirring across the
seen. We all know it's coming. Our people must be free. Feel the tides are changing. Hear the waves rolling in. Let this revolution wash away our sin. Let it start in me. Let it start in me. There's a change coming. Let it start in me. Let it start in me. Let it start in me. There's a change coming. Let it start in me. There's a storm a brewing. There's a sound of rain. Oh, when the thunder's rumbling past this thirsty plain, let the drought be over if we just believe. Let the rains are coming. Let the rain on me. Let it start in me. Let it start in me. There's a change coming. Let it start in me. Let it start in me. Let it start in me. There's a change coming. Let it start in me. Kuna on kuu esimene pühapäev, siis tuleme ka Kristuse surma mälestamise juurde ja Isa, me tuleme sinu kaetud laua äärde aukartuses ja tänus. Issand, me ei taha tulla määritud eludega, seega me tahame andeks paluda oma patud, oma tehtud ja tegemata teod, mõeldud mõtted, räägitud sõnad, mis ei ole austanud sind, ning me tahame pöörduda kõigest valest ja kõigest kurjast. Issand, puhastame südamed. Me tahame koos Taavetiga paluda, Issand, loo mulle puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest, ära võta minult ära püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim. Toetagu mind. Issand, me tahame kalliks pidada kõike seda, mida sa oled teinud Jeesuse kaudu, armastades meid kuni lõpuni. Nii kaugele, kui meie oskame ja suudame mõtelda, kuni surmani. Issand Jeesus Kristus, las see laud olla meie jaoks armastuse laud, lootuse laud, tervenemise ja taas ühinemise laud. Liida meid sinu kogudusena kokku oma armastuses. Kasvata meis hoolimist ja armastamist üksteise suhtes. Täida meid oma vaimuga ja luba meil osa saada sinust kui elu leivast ja elavast veest. 1. Korintuse 10:16 ütleb, õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vere osadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Issand Jeesus sel ööl, mil ta ära anti, ta võttis leiva, ta tänas ja murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Issand, me täname sind sinu murtud ihu eest. Me täname, et sa andsid ennast peksta, et sa andsid ennast piinata, et sa andsid ennast surma. Selleks, et meie
võiksime vastu võtta tervise, terviklikkuse ja elu. Issand, tänu sulle, et see leib saab olla meile täna õnnistuseks ja armuks ja eluks. Just selleks, mille jaoks sa oma ihu andsid. Jeesus õnnistas ja ta murdis. Armsad, see on Jeesuse murtud ihu sinu ja minu heaks ja meie eluks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks, sest iga kord, kui te leiba sööte ja karikast joote, kuulutate te issanda surma, kuni tema tuleb. Ja me täname sind sinu valatud vere eest, milles on vägi. Vägi pesta puhtaks kõige süngemad ja sügavamad patud. Vägi muuta kõige kivisem süda pehmeks ja sinule tundlikuks. Vägi muuta kõige pimedam minevik helgeks, tulevikuks ja olevikuks sinu valguses. Tänu Jeesus sinu vere eest, mis peseb suurimad patud ja teeb meid puhtaks. Tänu sulle. Armsad, see on Jeesuse valatud veri meie kõigi eest. Palume nii, nagu Jeesus meid õpetas. Meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas on ta ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nii nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Võimu nimel. Aamen.